päris hea juba. Täna siis laevanek, nii et koristama, et saaks puhtaks. Äkki läheb kiiresti. Nüüd ei New. Et juba näete, siis lagi pandud. Laega järgmine tapp on see, et tõmbab mustaks ja see ongi tänane plaan. Ja samal ajal püügin, nagu ka videost andmist nägite, siis põrandalaudu. Mõte on selles, et see on laud, lasin paksu masinast läbi. Siin on soon, sinna läheb see vineer sisse, kahe laua vahe, väike vahe ja siis tekib nagu selline liikumisruum ja samas ka see saab teha sellise nagu laeva teki põrand, et see on see suurem idee. Aga selleks peab see bussi põhja panema sellised pikad listud, need on need. Tahaks need ära panna ja laeva mustaks harjuda, et siis hakkab juba silmat võtma. Praegu on see oma, et pole kuskil enam seda magnetiga GoPro taga kinni panna, nii et ma panen ta kuskile seisma. Nüüd on mõte selles, et tegin puhtaks. On nüüd listud, näiteks näetaga. Siin on siuksed vaad. Sinna vagudesse läheb üks liist. Ja peale pärast saab siis risti tavalisi panna ja panen neid liimiga, et muidu on põhjal on mingid kroe täis. Panen siin mõned ära, kui siia maana, sest siin taga on keegi mingid ägedaid keretöid teinud, et see peab natuke üle tegema, et siis on nagu vetem, aga praegu ma proovin mõned ära panna ja siis seletan, kui on parem. Sellised. Niimoodi, siia läheb tihedamalt, kuna see on rohkem käidavam koht ja see läheb täitsa sinna otsaks. Aga panen neid siia ära, siis saab siia ristilauad pärast peale panna, et siin on mingid vahvad keretööd. Mingid plekke, katuse plekke, no mingid mõnusad sossjapad. Ma liimin need ära, tõmban kruviga pingi peale ja siis ongi nii, et laega värvima hakata. Siukse asjaga liimime siis. Alustame sellest samast. Lihtsalt pandud, kui keegi küsib, miks ma lihtsalt kruvidega ei pane, siis on see, et on pärast näha lihtsalt põhjalt läbi kõik. Ma ei taha nii, et vaatad auto alla on kõik need isepurjad kruve täis, et põhimõtteliselt need kruvid, mis ma panin, on praegu lihtsalt näeda surve hoidmiseks. Pärast saab need ära võtta ja siis on see liimitud kinni. Ja siis ma saan panna lauad nende puutükkide külget. Tuleks iga laua kohta kruvi või kaks ühe pikkuse peale siis need alt väljas, et need on nüüd pandud ja siis saab sinna hakata panema vaikselt neid põrandalaudu. Praegu nagu välja ei pane, et praegu värvin lae ära ja siis saame edasi teha värvimisega mõneks nipinurk. Hea pood Tallinnas nüüd siukest asja. Värvimisvannikese sisu. Öeldanaga, kunagi pandi mingit kilekotti siin, on ülijõuksust plastikust, mingi siuke kakadu, väärid ära, kõik valmis. Nipinurk number 2. Vaata, patsi vahele. Värvid ära, tõstad edasi.
ehk siis nagu ei ole midagi kinni katma teipima, nii et vahele, väärad ära ja kõik. No vot, ongi värvitud. Siin tegime katse, et see on teise kiiga, et vist teen teise kiiga, võib-olla ei tee, ma mõtlen veel, et natuke saan paljastada, et mis see tuleb, see tulevad need rivid peale, et ei jää kõik niimoodi näha, et tahaks sellist nagu ägedat lage teha, kuhu siis vahele lähevad leedid ka, et siuke plaan on praegu, aga jah, et praegu laseme ära kuivada ja loeme selle endale lõppenuks, et viimane kord sai lagi ära värvitud. Nüüd läheb siis põrand tegemiseks, et kõiki laudu küll olemas ei ole, aga ma alustan, et saan selle idee ära näha, kas ta üldse toimib, teoorias on kõik hea. Ja siis edasi, et ma panen natuke ära ja siis kohe näitan, kuidas välja tuli. Later. No nii ongi siis. 7 lauda panin ära. See on siis niimoodi, et on 2 lauda. Vahel on vegetatsioon. Loodan, et siit on näha. Ja vahel on vineer. See vineer hoiab nüüd laudu maas. Laua vahel on vahe, mille ma pärast leidan ära. Ühesõnaga ma lähen nüüd nael ostma ja lauda tegema, sest laud saavad ka kohe otsa. Ja siis näitan, kui hakkab põrand valmis saama, et ehk lähevad ilmad ka soemaks, saab juba paremini teha.